siin peab muidugi mõistma, millest me nagu räägime, kas me räägime nüüd sellest majutusärist, mida me teha kavatseme, või selle tootmisest. See ilma kadudeta, selle mõiste kehtis siis nagu tootmise kohta. Ja selle lahti seletamiseks ma võin öelda, et kontroll selle aktiivse tegevuse üle on siis sellist tüüpi, et sa ei pea kogu aeg hoidma aktiivselt nii-öelda elektrit üleval, kui me sellist labaselt nagu ütleme, seal ei pea seda renti kogu aeg maksma, eks, et kui on aktiivsus väiksem, siis on ka kulud nii väikesed, et sa ei pea nagu aktiivselt tegutsema, sa ei pea igakuiselt mingisuguseid suuri makseid tegema ja keskenduma selleni, et mul kindlasti peab olema 6-10 klienti, et ma seda kõike haldaksin. Et kui sul on üks klient, aktiivsus väiksem, on 10 klienti, saad kiiresti aktiivsust suuremaks teha ja selle võrra tähendabki see, et kadudeta, et kui sul on näiteks seal kuus ainult üks tellimus, ainult üks maja vaja valmis teha, järelikult sul on ka aktiivsus täpselt selline, et sa igal juhul jääd nagu kasumisse, et sa saad töötajad kinni maksta, rendi kinni maksta või siis selle asukoha, kus sa seda teed nagu, et kõik on niimoodi planeeritud, et palju asju tegelikult selle maja puhul me ei pea isegi ise tegema. Me lihtsalt ütleme sellele, et kuule, tee need valmis, teisele ütleme, tee need valmis, kolmandale ütleme, tee need valmis ja asi toimib. Maksame neile selle osa kinni, teisele selle osa kinni, ongi kõik nagu. Et mida väiksem on aktiivsus, seda väiksem on ka meie panus, ehk siis me ei ole nagu mitte mingisugusel puhul, me ei ole kaotusseisus. Et kui on isegi 0 tellimusi, olemegi nii-öelda lebos, midagi ei tee, eks, aga loomulikult me ei ole lebos, eks. Aga meil ei ole ka niimoodi, et me peame kohe kindlasti pankrotti nagu välja kuulutama, kui miskit ei toimu. See tähendab kadudeta.